Tere tulemast siis minu kanalile, minu nimi on Rutt. Tänane teema, mis praegu teie vahel toimub, et kumbki ei suhtle üksteisega. Vaatame kõigepealt, mis energiates teie olete. Mõelge palun iseenda peale, öelge mõttes oma nimi. Siis mul on parem teie energiale keskenduda. Naised, mõelge palun enda peale. Oh, huvitav. Te olete naine, kes ei taha endast mitte midagi rääkida. Te tahate, et teie isiksus jääks saladuseks. Te olete väga kinnine naine. Te võite olla ema, te võite olla juba vanaema või värske ema siin, aga minu arust teil on olemas juba ka siis laps või lapselaps. Te elate justkui stabiilset elu praegu. Justkui on kõik rahulik. Vahepeal olete isegi rõõmus. Teete koos tööd kellegagi, aga põhimõtteliselt olete üksi. Te kas elate üksi või tunnete ennast üksi. Aga praegu ma näen, et te võib-olla natukene teete tööd, käite kas poole kohaga tööl aga te tunnete ennast praegu hästi. Või siis tõesti, kas tunnete ennast üksi, tajute ennast üksi, tahate olla üksi või olete päriselt nagu vaba naine, on ju. Mis energiat teil praegu seal on? Näete, et palun mind mitte häirida, ma tahan olla rahus, tasakaalus, harmoonias, palun mitte mind kõigutada ei vasakule ega paremale. Et mul on praegu hea küll olla siin, eks ole, et keegi ei torgi mind ja sellepärast oligi esimene kaart, et tühi kaart, et ära torgi ja ära küsi, eks ole. Väga huvitav. Te olete iseenesest hästi õiglane naine. Te oskate oodata, võite päris kaua midagi oodata. Ja te ootate ka võib-olla kellegi noorema mehe mingisugust tulekut teie suunas. Mingit tegevust teie suunas ootate. Teil on ka mingi vana valu. Kui te selle peale mõtlete, siis tuleb see valu üles, tuleb see kurbus üles. See tegelikult teid vihastab selle olukorra peale, kui te tagasi mõtlete. See viib teid nagu endast välja ja see viib teid tagasi nagu negatiivsusesse. Armastust praegu ütleb, et kaardid näitavad, et armastust teil praegu ei ole kui sellist. Aga te ikkagi võib-olla loodate, et kunagi see armastus mu ellu ikkagi veel tuleb, on ju. Aga praegu teil armastust ei ole. Või oli see väga-väga valus õppetund, kus näiteks teie olite see, kes armastas, aga teine pool võib-olla teid ei armastanud. Ma toon lihtsalt näite, et olete haiget saanud armastuses, aga te ei ole loobunud selle ootamisest. Kõrgemad jõud saadavad kellegi mõõkade kuningad teie poole, kes on juba teel teie poole. Ja tuleb see mees tuleb ka välja kui imperaator, ta on sihuke tugev juhtkuju. Võib-olla on töötanud mingites jõustruktuurides, võib-olla. Aga ta on niisugune suhteliselt julge, ta on suhteliselt otsekohene ja ilmselt näitavadki kaardid, et teil on mingisugune uus teekond algamas võib-olla selle mehega, aga te ise kuidagi hakkate sellele vastu või protesteerite või ei ole selle olukorraga nõus või
no näitab, et see kuningas, noh nüüd ta tuleb karikute kuningas, noh igat kaarti on siin üks, eks ole. Et ta tuleb ikkagi teie elu muutma, aga positiivse poole peale, et siis te saate olema õnnelik. Võib-olla siis te teate, missugusest inimesest jutt käib. Nojah, et siin hakkavad juba need armastuse ja emotsioonid hakkavad tööle, loodate kiiresti, et see tõmme selle mehe suunas, see kirg on ju, et see kiiresti nagu täitub, et teie armastuse karikas saab täidetud. Aga paki all on varga kaart, see tähendab, et võib-olla tahate seda armastust varastada või saada ebaausal moel. Või lihtsalt, et nojah, et võib-olla, et kui ma muidu ei saa, siis ma varastan seda tunnet kuskilt, on ju, kui ma seda ausal moel ei saa. Nii, naised, ma lootsin, et tundsite ennast ära, kui tundsite, et mitte midagi ei käi teie kohta siin, siis antud video ei sobi ka teile. Lihtsalt see, et ei ole mõtet kuulata vägisi videot, mis teiega üldse ei resoneeru. Alati kuulake ära see, kui ma teie kohta seletan, et mis energiates olete, kui tunnete, et klapib, siis on teie oma, sobib vaatamiseks. Kui ei klapi, siis ei ole antud video teile ja otsige mingi teine video, mis teiega resoneerub. Et ei ole tähtis, millal video on tehtud. Kui te tunnete just, et vot see video mind köidab, siis kuulategi. Niimoodi. Vaatame siis selle mehe iseloomu ka ära, mis sellel mehel on. Mis iseloom, kes ta on? Mõelge palun selle mehe peale. Öelge mõttes tema nimi. Mees nüüd võib olla ka üksi, vaba mees, kui armastab üksindust, aga tema seda tasakaalu on häiritud, tema hingerahu on häiritud. Ta on justkui siukeses lõksus olemise tunne, et justkui ta ei saa tegutseda nii, nagu tema tahaks, on ju. Tema tahaks tulla kui müntide kuningas, eks ole, kui perepea. Tal on energiat, tal on ja samuti näitab mingisugust väikest koostööd kellegagi. Võib-olla temal on ka mingisugune väike tööots, näiteks saab vähe raha. Ta muidugi ei pruugi ka vähe saada sellepärast raha, aga et nagu mingi töö tal on. Tal võib olla ka mingi stabiilne sissetulek, aga võib-olla lihtsalt veel mingisugused teised tööotsad, mis annab talle veel võib-olla raha juurde, aga võib-olla mingisugune, kes saab mingisugust hüvitis näiteks või kes on näiteks, kes saab invaliidsuspensioni näiteks, praegu väga paljudel on tervis niimoodi halb, et inimesed saavad nagu püsivalt raha, ongi vist invaliidsuspension, võib-olla mingi selline või kes on juba pensionil, saab siis pensionile mingit lisa, on ju. Et võib-olla käib veel tööl natukene poole kohaga, saab veel lisa, ma lihtsalt toon näiteid teile, et see võib-olla ei pruugi teil olla. Võib-olla teil mees käibki tööl, on ju. Aga siin näitab ikka mingisugust kas lisatöö otsa või siis veel suhtlemist kellegagi, keda kas ta aitab siis või jah, et tal on mingid oma teadmised, millega ta saab seda abivajajat aidata. See ei ole küll abivajamise kaart, aga lihtsalt mul tuleb praegu niimoodi. Aga ta on suhteliselt aktiivne, see mees. Ta ei ole siuke paigalistuja. Ja ta võib näha välja noorem oma east. Nii, selle mehe iseloom, mis tal praegu siin toimub. Ta suhtub naistesse hästi, eriti just ühte kindlasse naisesse, kes temast tekitab tohutut armastust, tohutut tuleenergia toob ülesse, aga tal on praegu raske selle naise juurde pääseda. See on nagu kuidagi problemaatiline tal. See ei ole võimatu, aga see on kuidagi nagu raske. Kas on raske naisega ühendust saada või raske naisega kokku saada või?
ta näitab selle mehe, kes tuleb karikaga teie suunas, et te olete talle hästi-hästi tähtis, müntide 9, te olete tema jaoks küllus, turvalisus, harmoonia, kõik selline, mida naine saab anda. Selle mehel on tugevad tunded teie vastu ja ta tahaks teile anda seda, mis tal on nagu füüsilised, mis on käega katsutav, raha, võib-olla kodu pakkuda, turvalisust, võib-olla kutsuda õhtusöögile, viia kuskile, minna reisile, mis iganes. Ja kusjuures teie ka ei ole ükskõikne selle mehe suhtes, teil mõlemal on üksteise vastu tugevad tunded. Aga see mees praegu ei saa seda positiivset ja rõõmsat kodu luua, ta peab praegu minema eemale, kuigi kiusatus ja tõmme on nagu tohutult suur, et seksuaalne tõmme on hästi-hästi suur, aga ta on kindel, et ta saab ikkagi luua selle harmoonilise armastava kodu. Muideks see seksuaalenergia, mida ta tunneb, see tekitab temas ka niisugust tohutut positiivset emotsiooni. Praegu ta hetkel ei näe, et see Fortuna oleks talle kuidagi naeratanud. Et ma võin siin ju see imperaator olla, istuda siin oma trooni peal, aga selleks peab mul õnn ka naeratama. Ja hetkel see mees veel ei näe, et kuidas õnn saaks temale naeratada. Et läheks täide see, mida see mees soovib, on ju. Sest mees on armastab alati oma nagu elu hoida ohjades. Nii, mis siin mehel veel on? Ta tunneb ennast praegu ohvri rollis, et tal on tunne, et ta ei saa midagi muuta. Ta sellega kakleb iseendaga, aga lõpuks ikkagi asub teele. Ta tahab muidugi ka sellest seisundist väljuda, aga selleks, et midagi muuta, peab ta midagi tegema ja selleks ta asubki teele. Ta mõtleb väga tugevalt, seepärast siin on tuleenergia on väga-väga üleval sauatäs. Ta mõtleb väga tugevalt ka seksuaalselt siin kellegi peale ja te olete kohe nagu mingi kinnisidee tal. Ta on teie peale ka armukade, ta hoiab teid väga-väga nagu enda küljes kinni, tal on hästi tugevad siuksed seksuaalsed mõtted nagu teie suunas. Nii, selle mehe iseloom. Ta praegu hoiab ennast veel natukene sellest armastusest eemal. Ei, ta ei hoia eemal. No jah, ta hoiab mingit piiri, sest ta on kunagi haiget saanud armastuses. See on talle väga palju valu teinud. See ei tähenda, et ta ei taha uuesti armastada, tahab, aga hetkel veel on mingisugused piirangud ees. Ta on juba väsinud selle piiri hoidmisest. Võib-olla ta ei taha välja seda kõike näidata armastust teile või ta ei saa kõike välja näidata nagu tahab. Ta on juba nii väsinud iseenda nagu taltsutamisest ja vaos hoidmisest nagu kellegi naisterahva suhtes. See teeb talle nagu, sest ta ei taha uuesti haiget saada. Nii. Siis vaatame, mida need kaardid räägivad. Mis praegu on teie vahel? Et kumbki ei suhtle üksteisega, et mis siin praegu teie vahel siis nagu toimub? Või mis toimus teie vahel, et kumbki praegu üksteisega ei suhtle? Mis siin toimus teie vahel? Näitab küllust, kodu, perekonda, sugulasi, et mingisugune uks vaikselt sai võib-olla perekonna jaoks või sai vaikselt avatud natukene, mitte palju, on ju. Aga et juba midagi paistab sealt, kas mingi informatsioon või tulevik. Samas käitumisega üksteisega olite nagu ettevaatlikud, kas siis tema teiega või teie temaga. Võib-olla kumbki ei julge veel haiget saada, aga vaikselt on juba ilmselt tee võtta ühiseks perekonnaks on nagu vaikselt poetatud uks lahti.
Suhetes näitab, et hoidsite ikkagi tasakaalu, aga siin on ajafaktor tähtis, et võib-olla teil oli mingi piiratud aeg, kui te saite üksteisega olla koos, mis teid viis nagu tasakaalu. Sest te ei teadnud võib-olla palju teil on suhtlemiseks aega, eks ole. Kas on siin pool tundi, 2 tundi, ma ei tea, 4 tundi päev on ju, te ei teadnud ajaliselt palju teil aega on. Iga kord, kui nii-öelda salaja või kuidagi kokku saite, siis pidite alati kella vaatama, sest teil oli mingi piiratud aeg kokku saamiseks. Ma räägin seda, mis nagu oli. Nii, mis teie vahel oli, et te praegu üksteisega ei suhtle? Nii, müntide äss. Mingisugune uus võimalus, mis anti kõrgemalt poolt, teile teed tehti lahti. Sest siin oli keegi juba teist meeleheitel, võib-olla juba hakkas alkoholi kasutama, hakkas jooma, seepärast, et võib-olla kurbus tahtis siin, oli juba üle pea löönud. Võib-olla oli siin mingi julmus lõi välja. Võib-olla olite enda vastu kuidagi väga julm, hakkasite ennast kuidagi, võib-olla karistasitegi läbi alkoholi iseennast, siin keegi nüüd. Aga kes siin karistas ennast selle alkoholiga? Karikate printsess. Ühesõnaga, tänu mingile armastusele, mis sai haiget, mis sai hoobi kunagi. Võib-olla, kes see oli? Karikate printsess sai hoobi. Ja karikate, printsess ja prints. Ühesõnaga, teie mõlema mingisugused tunded kunagi said löögi ja keegi teist hakkas alkoholi kasutama, hakkas alkoholi jooma ja ta muutus nagu julmaks. See alkohol tegi inimese julmaks. Võib-olla ta hakkas inimestel halvasti ütlema. Muutus, sest ta hing oli haige, on ju. Siin nagu mõlemad saite pihta. Aga kes teist siin alkoholi hakkas tarbima? See, kes tundis ennast rohkem nagu vangis olevana, nagu trellide taga, hakkas ennast nagu kuidagi nagu, see kõik hakkas seda inimest nii rõhuma, et tal ei jäänud muud üle, kui hakkas seda muret omal alkoholi uputama, ütleme niimoodi. Sest siin saite mõlemad haiged. Karikate printsess ja karikate paas tuli välja. Et mõlemad saite siin tunnetega kunagi haiget. Aga ma saan aru, et see oli minevikus, see ei ole praegu, see oli kunagi minevikus. Kunagi ennem, kui palju ennem, ma ei tea. Pool aastat, aasta, 4, 5, 6 aastat tagasi, ma ei tea seda. Seda nüüd mõelge nii, nagu teil oli see olukord, kui see oli niimoodi. Nii, mis see oli, et te praegu enam üksteisega ei toimu, mis teie vahel oli, et te üldse ei suhtle üksteisega. Müntide 4... stabiilsus, kui stabiilsus on ju, võib-olla ei tahtnud eriti tööd ka teha, võib-olla korjasite nagu neid tundeid, hoidsite endale. Ma ei näe, te siin hullult oleksite tahtnud tööd teha. Siuke enda sees vaikne olemine on ju. Aga ikkagi nagu iseenda hävitamine selles mõttes, mis mõttes hävitamine? Sauade kuningas, mis mõttes hävitamine? Ja nagu narr on ju. Võib-olla hakkas mees ennast kuidagi tuliselt hävitama. Endal kuidagi haiget tegema kas ta hakkas ennast siis üle töötama, et hästi palju füüsilist tööd, nii et halb hakkas, nii et kokkukukkumise äärel, et ma pean ju midagi tegema. Et läks hästi nagu füüsiliseks, võib-olla tõesti rabaski tööd teha kuskil või oli hästi aktiivne, aga see oli juba ennast kahjustav. Et käitus nagu narr, et ei oleks tohtinud tegelikult nii käituda. See oli ennast hävitav käitumine sellel meesterahval ja tänu sellele armastusele, kus tegelikult mõlemad said haiget. Nii, mis siin oli, miks te praegu ei suhtlenud üksteisega? Teil olid mingid kokkusaamised, mitte väga tihti, aga olid. Seal oli küllus, te olite õnnelikud, kui te vahepeal kokku saite
ja siin tuli saatana kaart, et olite väga üksteisega nagu kokku seotud, justkui vaimselt teid tõmbas tohutult üksteise poole. Mehel olid väga tugevad tunded. Teie olite nagu täht selle mehe jaoks. Te olite juba varem minevikus sellele mehele väga-väga tähtis naine, väga tähtis. Mis siin oli varem? Miks praegu ei ole suhtlemist? No ta näitabki, et mõlemad siin said kokku. Et mõlemad natukene nagu näitasid üksteisel mingit käitumist välja. Ma räägin, võib-olla saite kuskil kokku, aga see oli siuke lühiajaline kokkusaamine. Sest mõlemad tulevad siukeste väikeste kaardidega välja nagu prints ja printsess on ju. Üks on prints, sauade prints on ju, teine on müntide printsess on ju. Te mõlemad nagu natukene saite üksteisega kokku. Te olite õnnelikud, siis te kokku saite, kas saite lihtsalt juttu ajada, üksteisel külas käia. Seal ei olnud palju vaja, aga te olite tohutud õnnelikud. Te võtsite sellest hetkest kõik selle õnne, mis sai võtta. Aga siis tekkis mingisugune konflikt. Konflikt, kust kohast see konflikt tuli? Kas see tuli teie omavaheline konflikt või see tuli kuskilt väljaspoolt? Kus see konflikt tuli, kust ta alguse sai? Maailmast. Näete, te olite siin õnnelik, aga see tuli maailmast. See tuli maailmast. Ja mis seal tuli siis? Keegi naine tugevalt nagu hakkas kuidagi mõjutama, kas hakkas kritiseerima, hakkas mingit kurje sõnu pilduma, kurje pilke, hakkas taga rääkima, hakkas teid jälgima, sest tal endal olid tunded teie meesterahva vastu. Ja ta läks täpselt pihta, läks täpselt selle mehe tunnetesse, läks täpselt selle mehe karika pihta, need tugevad siuksed kriitikanuuled. Ja ta sai võitu selle mehe üle, tehes talle niimoodi haiget sõnadega. Pigem sõnadega ja, sest ta oli ise sellesse mehesse armunud. Ja ta nägi teie õnne. Ja see ei mahtunud talle hinge. Ja hakkas kuidagi nagu mürgitama seda meest oma sõnadega. Ja lõpuks ta sai selle, mis ta tahtis ja mis siis selle mehega lõpuks sai. Tookord nii kiirus ja mis siin siis kiiresti hakkas arenema. Sauade 4. Mingi täiuslikkus, kas hakkas siis täiuslikult seda tööd tegema, et naine saavutas selle stabiilsuse, mida ta tahtis, aga see ei jäänud kauaks püsima, äkki hakkas kõik uuesti muutuma. Kõik hakkas muutuma. Tuli sauade kuninganna. Mis siis sai edasi?